Meie sünd, ütleme niimoodi, et süüdi on selles minu jaoks, et ma sellega tegelen ja sellesse valdkonda tulin, on see, et kodus oma probleem, oma puudega laps sügaval nõukaajal. Ja nõukaajal sisuliselt oli 2 mudelit ratastooli ja kargud. Kõik, mis pakuti. '80ndate lõpul esimest korda võeti puuetega laste vanemad kokku, sündis Eesti puuetega laste vanemate ühendus, ka sealt võtisid ideed, mida Eestis oleks vaja ja nii see asi läks. Me alustasime, siis mõte oligi nagu mittetulundusühinguna riiki survestada, mitte ise teha. Ja kui siis oli, et küsimus, et aga kes siis teeb ja et võtta kätte ja tee, no jah, oli selline moment, et kas olla nagu niisugune ühingutöötaja, huvide seisja, nende huvide kaitsja, probleemide tõstataja või võtta kätte ja teha. Enn võttis kätte ja tegi. Tänase Omniva logistikakeskuse toonane tootmisjuht pani oma kõrge ametikoha maha ning pühendus täielikult puuetega inimeste elujärje parandamisele. Kui alustasime selle valdkonnaga 5-0 3 inimesega, siis ega ei mõelnud sellele, et sellest kasvab mingi äritegevus, mingi ettevõtte. See oli mõnus aeg, kus häbenemata võib öelda, et hakkasime tegema Eesti asja. See südamest ja pühendunult Eesti asja ajamine on teinud Ennust teerajaja omas valdkonnas. Selle teeraja sissetallamisel sündis 1993. aastal Invaru, Eesti esimene ja tänaseks juhtiv abi- ning taastusravivahenditega tegelev ettevõte. Enn Leinuste ja tema ettevõtte, kui nii võib öelda, Invaru kohta ütleks ma sellise ühe väga kokkuvõtma väljendi, et see on eetiline ettevõtlus. Ja see on näide sellest, kuidas inimene, olles mingil ajahetkel ise kokku puutunud teatud vajadusega, teatud probleemiga, selle asemel, et jääda probleemi üle kurtma, hakkab otsima lahendusi ja leiab endale lahenduse, aga mis veel olulisem, ta leiab lahenduse väga paljudele teistele. Invarul on 11 abivahendi keskust üle terve Eesti. Lisaks laiale karkude ja ratastoolide valikule leiab sealt ka oluliselt keerukamaid seadmeid, muuhulgas selliseid, mis täiesti tavalisi arvuteid ainult silmadega juhtida võimaldavad. Enn teab isiklikust kogemusest, kui oluline on olla inimesele lähedal ning selliseks on ta arendanud ka Invaru tegutsemismudeli. Selle edu üks alustalasid on kindlasti ka inimesed, kes Ennu aatelist visiooni jagavad ja seda edasi kanda aitavad. Neid on Invarus juba 70. Töötajate perega on tänaseks liitunud ka reaalsed pereliikmed, Ennu poeg Lauri ja tütar Kadri. Selles valdkonnas ei saa olla ainult orienteeritud kasumile, vaid kindlasti peab olema selline sotsiaalne närv ja sotsiaalne vastutustunne, et sa teed seda ju tegelikult kellegi teise jaoks, sa teed seda inimeste jaoks, kellel võib-olla ei ole nii palju võimalusi. See annab tegelikult hästi palju rohkem sulle endale tagasi läbi mitte raha, vaid läbi just selle emotsiooni, et sa oled saanud kedagi aidata. Invaru on midagi palju enamat kui lihtsalt ettevõte. See on hoole ja armastusega loodu. Midagi, mis on mõeldud kestma põlvest põlve.